Tere tulemast tagasi minu kanalile ja mul väga hea meel siin näha. Kuna ma tean, et siin kanalil on mega palju uusi jälgijaid, uusi vaatajaid, siis ma ütlen kohe selle video alguses ära, et kui sind see kõik content kõnetab, mida ma siin teen, või sulle meeldib see video või meeldis mingi eelmine video, mida sa oled mu kontol näinud, siis julgelt vajuta subscribe ja võid mind juba ka Instas ja TikTokis jälgida ja nii ongi. Aga liigume siis tänase video juurde. Ja nagu sa selle video pealkirjast juba nägid, siis tegu on esimese trimestri kokkuvõtva videoga. Esiteks ma tean juba, et mul endal on kunagi väga huvitav seda tagasi vaadata. Ja teiseks ma olen aastaid sellist sisu tarbinud YouTube'is, Instagramis, TikTokis. Mind lihtsalt nii kõnetab kõik see teema. Ja alati täiega huvitabki inimest jagada oma kogemust. Ma olen isegi mitmeid kordi erinevaid videoid vaadanud. Ja kui keegi ei jaga oma kogemust, siis ma olen mingi, oh my god, nagu keegi, kes on sisulooja selles suhtes, siis mingi, oh my god, nagu palun tee video lihtsalt sellest ja sellest ka nii huvitav jälgida kogu seda rasedusteekonda. Ja ka selle järgselt loomulikult, et lihtsalt see on nagu midagi täiesti, ma ei tea, midagi täiesti nagu nii uut ja kõik on nii erinev, kõik kogemused nii erinevad ja siis ongi nagu nii põnev on jälgida alati, et kes mida räägib. Aga asume asja kallale. Mul on notes'id ees ja ma seekord mõtlesin, et ma ei tee Q&A'd, vaid ma lihtsalt teen ise selle kokkuvõtte siia. Q&A saab kunagi hiljem teha. Ja ma arvan, ma siin tegelikult kajastan kõik need teemad ära ka, mis inimestele huvi pakuvad, nii et asume sõnaga asja kallale. Ma jaotasin siis selle video siin nagu osadeks ära, et minu jaoks oleks ka loogiline rääkida, et ma midagi ära ei unustaks. Hetkel on mul siis juba käimas tegelikult teine trimester. 16 nädalat saab kohe läbi, hakkab 17. Nii et ja, aeg läheb mega kiiresti. Kes on neid kõige esimesi siis rasedusvlooge siin jälginud, vaadanud, siis see on tegelikult kursis ka sellega, millal teada sain, kuidas mul üldse läks esimene trimester. Aga ma kujutan ette, et siin sellel videol on nii palju siukseid vaatajaid, kes ei ole võib-olla ühtegi vloogi näinud või viitsi neid vaadata, sest et ütleme nii, et viimane vloog oli eriti pikk mul. Ja kõik need esimesed trimestri vlogid on mul lihtsalt mingi jutustamise otsa, nagu ma ei näidanud otsast mitte midagi, ma lihtsalt rääkisin teiega. Ja see, kui väga te kaasa elate, on nagu ülitore. Aga sõnaga, lähme nüüd asjaga. Teada siis saime 10. detsember, ehk siis oota, nüüd on 1. märts, ehk siis oota. One eternity later. 3 kuud tagasi? Issand kümelik, 3 kuud tagasi. Nagu what? Nii veider. Ja siis, kui mul oli täpselt 4+0 nädalat, ehk siis nagu suust varakult, aga täitsa nagu oodataval ajal nii-öelda. Ja mul olid selleks siis päevad hiljaks jäänud suke 3. päev nii-öelda. 2 päeva hiljaks jäänud, siis 3. päev juba oli käes. Et oleksid pidanud juba hakkama äppi järgi. Ma alati olen kasutanud niisugust Clue äppi juba alates, ma ei tea, mingi põhikooli lõpust. Et see alati ütleb mulle põhimõtteliselt päevatäpsusega ära, millal mu päevad hakkavad. Nii et selles suhtes nagu minu jaoks see, et mul hiljaks jäid, see paar päeva oli ka enne juhtunud, aga nagu see ei olnud väga tavaline minu jaoks. Milline oli esimene tunne? Elavus, täiega põnevus, siuke hästi tore muidugi ja siuke ei jõua kohale ja kui mõtled sellest, et nagu what, nii äge, nii tore. Ja see oligi, ma arvan, et teistsugust tunnet nagu ei oskagi kirjeldada. Ma tahtsin rääkida siin ka korra sellest, et rasedustestid on Hispaanias nii kallid apteekides. Nagu Eestisse võid saada apteegist mingi 1,30 rasedustesti on ju siin kõige odavam. Ma olen mitmes apteegis käinud. Kõige odavam oli 5 eurot. Nagu kõige odavam. Et väga-väga veider. Ja valikut oli ka nagu mingi 2-3 tükki ainult. Isegi suuremad apteekides. Et hästi veider. Nii et mina tellisin oma testid Amazonis. Seal oli mingi 15 tükki karbis, 6 euri midagi maksis. Ja tasub tähega tellida, isegi Eesti kontekstis tegelikult tasub tellida kuskilt Amazonist. Minu esimene arstivisiit, ütleme siis, kui ma tegelikult olin toidumürgitusega haiglas, et see ei olnud nagu see official visiit, et nüüd on MK, lähme kohale, blablabla, on ju. Vaid see oligi lihtsalt see, et mul oli nii halb olla, see oli mingi 7+1 nädalat äkki. Ma mõtlesin, et okei, et mul juba enne ka iiveldanud nagu päevi.
ja siis mõtlesin, et okei, et lihtsalt nagu vahepeal ongi hullem ja vahepeal ongi parem, et kas nagu tõesti rasedus ongi nii hull lihtsalt, nagu ma tollel hetkel tundsin. Ja see oligi siis 2. jaanuar, mul oli nii paha olla, aga ma ikkagist nagu, ma käisin trennis ja siis me käisime poes ja siis kes mu eelmist vlogi vaatas, siis see teab, et lihtsalt nagu oligi, ma käisin enne apteegis, ostsin mingit iiveldusvastust rohtu, siis mõtlesin, et oi, ma käin kähku poes ka ära ja lihtsalt poe järjekorras nagu lihtsalt siuksed nagu öökimised käisid mul. Ja ma olin enne ka öökinud, ehk siis ma ei mõelnud, et ma nüüd hakkan uksele siin on ju, keset poodi. Ja lihtsalt nagu ma ei jõudnudki enda asju ära maksta, need jäid sinna lindile, ma ütlesin vabandust, ma pean minema vetsu kähku ja jooksin vetsuni ja lihtsalt ma ei jõudnudki sinna vetsu ees, lihtsalt nagu kõik tuli mu seest välja. Nii piinlik, ausalt see oli nii piinlik, ma hakkasin pärast isegi nutma selle pärast, see oli jooksest nii piinlik moment. Ja ühesõnaga siuke asi ja siis ma sattusin ka haiglasse ja seal siis esimest korda tehti ultrali, siis tehti see sisemine ultrali, et välist ultrali hakati mulle siis tegema alles nüüd, kui need 12. nädala uuringud olid. Et siis tehti sisemine ja siis nähti ilusti südametööd. Mul oli see kohe küsimus, ma seal nagu ei kuulnud seda, aga mul oli see kohe küsimus, et kas südametööd kuulete? Ja siis ta ja me kuuleme. Et see oli esimene kord ja siis ta oli nagu nii väike seal ultralli seal, et nagu mitte mingi kuju, mitte midagi ei olnud, et lihtsalt nagu mingi üks väike must kogu vaata. Ja järgmine süke official nii-öelda ämmaka visiit. Mul oligi Eestis tegelikult. Mul on nagu Eestis ämmakas ja Hispaanias ämmakas. Ja siis seal oli mul siis esimene ja see oli mingi 8+5 nädalat midagi siukest. Ja siis tehti ka veel sisemine ultrali, et ja siis ta oli juba natuke suurem, ikka palju suurem, sest nad kasvad ikka iga nädalaga nagu nii palju. Eriti see kuju muutub jõhkralt. Ja siis seal ma sain kuulda ka südamelööke. Ja sellest järgmine oli juba 12. nädala oma. Ja seal siis oli juba täiesti nagu inimese kujuga ja see oli nii nunnu reaalselt. Nagu mul lihtsalt, ma nägin seda, mul lihtsalt nagu pisarad voolasid, see oli nii armas, see oli nii armas, et nägidki mingi käed on siin, jalad on seal, pea on siin, mingi kukal, kõik asjad, vaata. Et jah, üli nunnu. Lähme siis sümptomite juurde. Mis sümptomid mul siis, mul tegelikult on kirjutatud siia reaalselt kuupäevadega üles, nagu millal mul mis sümptom hakkas. Ma alguses pidasin seda päris nagu hoogsasti, aga jah, ma ei teagi, kuidagi üks hetk nagu enam ei viitsinud või nagu ei tulnud midagi uut juurde väga või ma ei teagi. Kukkus see ära, alguses ikka see on natuke teistmoodi. Ühesõnaga, mul on selline ette siis 10. detsember, saime teada, on ju, see oli siis 4 nädalat, siis mul polnud üldse halb olla. Mul olid ainult hästi pisikesed mingid päevade laadsed nagu tõmblused kõhus. Just eelmine päev lendasin siis Eestist tagasi Hispaaniasse ja ainukesed võib-olla sümptomid, mis mul lihtsalt enne testi oligi see, et nagu päevade laadsed siuke seljavalu hästi õrn, nagu väiksem kui päevade ajal ja siis kõhus ka nagu hästi pisikesed krambid. Ja siis jällegi rinnatundlikud, aga samas päevadel oli ka hästi sarnased sümptomid. Siis võib-olla see, et mul kuidagi ärevus nagu tõusis kiiremini, et mul oli nagu suht nagu ärevad päevad ka, kui ma Eestis olin ja siis nagu tööalaselt siukest tundsin nagu suuremat ärevust, et nagu kuidagi pulss tõusis nagu kiiremini, siis mõtlesin, et issand jumal, nagu see ei ole üldse nagu minulik, siuke ärev olla. Et jah, võib-olla see nagu ainukene. Ja siis oligi see, et päevad hakkasin mingi 2 päeva hiljaks jääma, aga ma ei tahtnud Eestis ka teha testi, et mõtlesin, et ma tahan siin teha kindlasti. Siis nii, ma ise ka nüüd loen esimest korda neid märkmeid, mis ma olen siia teinud siin niimoodi päevikulaadses vormis, siis 11. detsember ma olen kirjutanud, et rinnad on suuremad, päeval hea enesetunne, aga õhtul peale söömist hakkas väga halb olla. Väga kiirelt hakkas väga paha, aga kiirelt ka hea. Jõin teed väikeste lonksudega ja sõin saia. Aitas. Oi, kui ma oleksin siis ainult teadnud, et varsti ei ole ainult õhtuti paha olla või varsti on terve päev läbi paha olla.
ja see oli täiesti esimest korda, kus ma tundsin, et nagu kuidagi väga kahtlane hakkas olla ja see ei olnud isegi see, et ma kujutasin endale ette, et nüüd ma olen rase, nüüd mul halb olla, vaid tõsiselt nagu hakkaski lampi ülihalb lihtsalt. Ja see oli esimese trimestri nagu täiega teema, et mul lihtsalt õhtuks kuidagi läks kõht nii siukseks raskeks, kaasatäis ja siis mul oligi nagu õhtuks kogu aeg siuke tugev täiskõhutunne, nagu kogu aeg oleks just söönud, aga tegelikult see mitu tundi tagasi. Et lihtsalt seedimine aeglustab, on ju, aga ikkagi siuke veider ja siis ma nagu üks hetk sain aru, et okei, et tegelikult ma peaks ikkagi midagi sööma, isegi kui ma ei tunne seda tühja kõhutunnet, siis mingi sai ja leib ja need asjad nagu täiega aitasid lihtsalt. Aga jah, sõin suht vähe õhtuti. 12. detsember on kirjutanud, et tunnen, et vajan natuke rohkem und kuidagi, et vähem und, sorry, ma kirjutan vähem und, et isegi 8 tunnist piisab. Ma jah, olen suht nagu suure unega olnud alati ja mul unega probleemi ei olnud, aga nüüd nagu raseduse ajal kuidagi jah, esimene trimester eriti, mul uni oli nagu hästi häiritud ja siuke nagu ma ei oskagi seda seletada, siuke teistmoodi lihtsalt, et pinna peal see muni ja noh, nüüd muidugi ma ärkan nagu mingi 2-3 korda öösel üles, lähen vetsu, on ju, et neerud töötavad kiiremini raseduse ajal ja et uni on nagu hoopis teistsugune. Siis 13. detsember, ma olen nii hoogsalt kirjutanud siin, kirjutasin, et kuidagi veits peab hingeldama, näiteks kui lauldes või ka õhtul, näiteks varakult, kui juba väsinud olen ja keha on ka trennis kuidagi teistmoodi, jõudu on vähem ja kuidagi tundlikum. Jah, see oli tõesti alguses, et nagu keha oli küll natuke tundlikum, nahk oli nagu tundlikum, et siuke teistmoodi nagu mingid muutused toimuvad kehas, tunned seda ära kohe. Siis 16. detsember kirjutasin, et gaaside valu liigub kõhus ja veidike valu kala seljas. Ja see oli küll, et nagu mitte midagi hullu, mitte midagi ebamugavat, ikka veel nagu iiveldanud igapäevaselt, lihtsalt õhtuti siuke ebamugav, gaasiline ja siuke. Ja siis alates 24. detsember kõik toidud käivad väga vastu, iga päev iiveldab, vahepeal hullem, vahepeal vähem, aga konstantne iiveldus on eriti tühja kõhuga, rinnad ise on vähem tundlikumad, lisaks iga toit tekitab kaasa ja tõesti mul on nii hea meel, et ma olen kõik üles kirjutanud, ma ei mäletaks pooli asju praeguseks. Ja see oli päris hull, et mitte midagi nagu süüa ei suuda lihtsalt, et ma mäletan, ma tegin 24. detsember, meil mingi hullult uhke, mingi veiseprae, on ju. Nägin täiega vaeva sellega, mingi mitu tundi kokkasin lihtsalt ja alates sellest nagu õhtust ma sain aru, et mul ei lähe liha põhimõtteliselt üldse alla. Kaspar saab enamus sellest toidust üksi ära süüa, on ju, et ma lihtsalt nagu oligi põhiline toit, mul oligi lihtsalt leib ja minu jaoks oli seda kuidagi nii raske vastu võtta, et nagu ma ei suudagi midagi muud süüa, sest et ma tahan hästi tubli olla, et ma tahan olla eriti nagu eeskujulik ja nagu ongi iseenda nagu keha toetada alati ja siis nüüd, kui su sees kasvab teine elu, et siis nagu tema elu algust ja tema organite ja mingi keha mingit muutusi nagu toetada, aga siis jah, kuidagi see nagu lihtsalt ma pidin sellega leppima, see on lihtsalt see periood ja nii on, et midagi muud üle ei jää, et lihtsalt peabki saia sööma, kogu aeg saia dieedil. 1. jaanuar ma kirjutasin, et väga paha on olla, kõik muud ei kirjutanud ja siis juba 2. jaanuar oligi, et nii hull olla, aksendasin allis ja kodus kõik toidu välja, kohutav ja siis ma sattusingi haiglasse, on ju. Siis 14. jaanuar viimane sissekanne, et paar päeva kõht punnitanud, teksad on kitsad, dressid kitsad, retuusid okeid, aga varsti vajan juba raseduspükse. Ja see on mul küll, et õhtut eriti kuidagi nagu siuke hommikul veel võib-olla mingid teksad tõmbasin jalga, aga isegi ütlen juba lõunaaeg, hakkas juba niimoodi soonima, mul hakkas nagu tõesti valus juba, et esimesed rasedapüksid ma ostsingi nüüd, kui ma eelmine kord Eestis olin ja see oli siis, kas see oligi sõbrapäev või 15. veebruar äkki. Et ja need on nii mugavad, mul on need praegu ka jalas. Et tõesti, no nii soovitan lihtsalt nagu, ma ei suuda isegi tavaliste retuusidega olla, mul on ainult need paar retuusi, mis mul on nagu kogu aeg veits suured olnud ja kapis ootel olnud, siis neid ma suudan kanda. Aga mitte midagi muud peale rasedapükste. Peabki veel ostma neid ja mina need enda omad sain siis
Nordbaby'st, Rukast, ma reaalselt käisin kõik poed läbi ja see oli ainuke pood, kes müüs koha peal rasedapükse. Ma ei tea, miks keegi koha peal enam rasedariideid taha müüa, nagu mis teema sellega on. Mis mul esimesel trimestril, no põhiline ongi see, mis saadab, nagu te ka nendest vlogidest nägite. Põhiline oligi see lihtsalt iiveldus, kogu aeg konstantne iiveldus, ülihalb olla, sul on kogu aeg nagu pohmell lihtsalt. Reaalselt põhimõtteliselt midagi väga süüa ei suuda, süüa teha ei suuda. Kõik lõhnad ajavad lihtsalt oksele, mida seni ajavad ka lõhnad oksele öökima, see oli ikka veel ära kadunud, aga mul ei ole enam seda iiveldust niimoodi, et mul kogu aeg on paha olla, ma ei tea, ma ei suuda olla, ma pean kogu aeg mingi pikutama, et mul ei ole seda enam, jumal tänatud. Ja ma lihtsalt tahangi nagu kuidagi selle esimese trimestri kõik need sümptomid ka lihtsalt sellega kokku võtta, et nagu julgustada kõiki, kes on ka praegu esimesel trimestril või tulevikus, vaatad kunagi aastaid hiljem võib-olla seda videot, siis reaalselt see läheb mööda suure tõenäosusega. Ma tean, on naisi, kellel ei lähe mööda, aga suure tõenäosusega see läheb mööda. Minul läks see ka mööda ja ma ei uskunud, et see läheb mööda, aga läks. Nii et ja lihtsalt pea vastu, vähemalt kas või kui sa sünnitad ära, läheb see mööda. Et see ei ole igavene, see on seda väärt. Nagu ma tean, et iga päev tundub nagu mingi 6 aja pikkune lihtsalt, see on nii ränk asi, milles olla. Ma arvan, mitte keegi ei kujuta seda iiveldust enne ette, kui sa reaalselt ja selle sees olnud, et see on uudne. Millal mul hakkas paremaks minema, alates siis sellest, kui mul hakkas 12. nädal ja siis mul tõesti ma tundsin, et okei. Ei ole enam nii hull olla ja mul ei ole vaja mingit rohtu võtta, ma aeg-ajalt võtsin arstide välja kirjutatud rohtu ka. Ma ei suutnud tööd teha, ma ei suutnud pisti tõusta, ma ei suutnud mitte midagi teha, et ma ei võtnud seda väga palju, aga ma ikkagi aeg-ajalt võtsin, mis peaks raseduse aeg siis ohutu ka olema loomulikult. Aga üks tundsin, et ilma selleta isegi suudan ka elada ja olla ja nüüd on mul isegi see, et järjest olen suutnud hakata erinevaid asju sööma, mida ma enne ei suutnud. Nüüd ma olen üle 2 nädala uuesti muna söönud, mille peale ma enne lihtsalt nagu mingi oksendasin, öökisin, lihtsalt ei suutnud. Kohvi olen jälle joonud siin paar nädalat, mida ma enne terve esimene trimester ma ei teinud. Kohvi lõhnas öökima mind, kuigi ma täiega armastan kohvi on ju. Ja nüüd on nii hea, ma lihtsalt naudin oma hommiku kohvi nii väga. Ja kuigi ma mingi aeg mõtlesin, et ma ei hakka kunagi kohvi jooma, aga mulle nii meeldib, nii et ma joon ikkagi. Ja ma ei teagi, ikkagist nagu selles suhtes ma ütleks, et nagu põhiline see, kõik see halb olla, kõik see on nagu möödas, ma loodan seda tule enam tagasi. Ja mis oli veel naljakas, et ma tahtsin nii väga jõuludeks endale kuumahufritüüri on ju, sain selle ja täpselt päeva pealt alates sellest päevast ma enam ei suutnud süüa teha, ma suutnud mitte midagi teha, süüa, mitte midagi ja lihtsalt nagu see, ma ei olegi seda põhimõtteliselt aga kasutada saanud. Enamasti ju Kaspar endale mingeid asju sellega teinud, sest et mina lihtsalt ei talu nagu, ei ole talunud toidulõhna, ei ole talunud söögi tegemist, söömist, mitte midagi. Aga noh, nüüd ma vaikselt saaks hakata midagi tegema. Ma midagi olen teinud ka, aga nagu vähe, selles suhtes vähe, arvestades seda, mis ma oleksin arvanud, et ma teen. Aga rohkem sümptomeid võib-olla esimesest trimestrist nii väga ei olegi. Esimest trimestri lõpus, jah, kõht hakkas juba munnitama, tunnen, et tõesti nagu hingeldama kiiremini asjad, et praegu ka, kui ma räägin, siis mingi kogu aeg siuke, ma tunnen nagu õhk saab otsa mingi aeg, et see nagu kuidagi hakkas hästi varakult mul pihta, et siuke nagu siuke hingeldamine. Aga mis ma ütlen esimest trimestri kohta, hoolimata sellest, et mul halb olla, siis ma põhimõtteliselt iga päev suutsin ennast liigutada ja see tähendab siis seda, et kas jalutamas käia, kas jõuksi ma tegin vist mingi, ma arvasin, et ma tegin rohkem, aga ma just vaatasin kalendrist, ma teen kalendrist iga kord risti, kui ma teen trenni ja ma just vaatasin mingi 2-3 korda nädalas tuli trenni, nagu minu jaoks on see mega vähe, nagu põhimõtteliselt 2 korda rohkem kui tavaliselt teen. Aga siis nii kui hakkas parem olla, siis ma hakkasin jälle normaalselt trenni tegema ka jõutrenni, sumbat, pilatest, kui lihtsalt kodus raskustega trenni. Nii et jah, selle üle mul nagu hea meel. Ma olen kas või natukene suutnud iga päev liikuda. Üks asi oli veel esimesel trimestril, et näonahk läks ka ikka nagu räigelt halvaks, sest ma pidin ju päeva pealt lõpetama oma akneravi ära.
sest et lihtsalt see kreem, mis mul oli enne, Differin, see sisaldab retinoide ja siis mingeid muid asju veel, mis ei ole nagu rasedusaeg, ei tohi võtta tarvitada. Siis ma pidin selle päeva pealt ära lõpetama. Arst kirjutas mul ravimi välja, aga see võttis aega enne, kui see hakkas mul toimima. Nagu kreemiravim siis. Aga nüüd on mul jälle nagu palju, nagu väga-väga okeiks läinud näonahk, pole nagu midagi hullu. Tundsin esimene trimester ennast mega koledana muidugi, sest mul lihtsalt oli jõhkralt halb olla. Nagu ma vaatan ka tagantjärgi oma esimese trimestri vloogi, siis nagu ja ma ei olnud üldse mina ise seal. Aga seega läheb kõik mööda. Toiduisude kohta on mult hästi palju küsitud. Kui keegi saab mu rasedusest teada, siis alati küsitakse, kas sul on mingid imelik isusi. Ma ei ütleks, et mul on mingid imelik isusi, üldse ei ütleks seda. Võib-olla nagu, mul ongi lihtsalt isu mingite värskete asjade järgi. Eestis olles ma täiega tahtsin kogu aeg külmutatud kirsse süüa, astepõju mahla juua, ma tahaks neid praegu ka täiega, aga siin ei müüda neid. Vähemalt mina ei ole näinud. Ja ma ei tea, leiba tahtsin täiega süüa, aga muud nagu pole põhimõtteliselt mitte midagi. Lõhnatundlikkus on ka muidugi jõhker, aga sellest ma juba rääkin ka. Meeleolu kõiku, mis ma väga ei ütleks, et mul oleks. Minu arust on nagu täiesti okei. Mingit üleemotsionaalsust mul kindlasti ei ole, et täiesti tavaline. Kaaluga niimoodi, et ma võtsin esimene trimester alla põhimõtteliselt 3 kilo. Mul on juurde tulnud loomulikult, on ju, kui ma nüüd teine trimester olen jälle suutnud sööma hakata. Ja aga ma ei ole nagu ikka selles kaalus, mis ma olin enne rasedust, et mul on sellega võrreldes ma ikka kaalun circa 1,5 kilo vähem, kuigi kõtu on ees, väike kõtu. Mis mulle praegu üldse toitudest alla ei lähe, on kanaliha, aga ma arvan, et see on ka sellepärast, et ma olin sellega haiglas nagu kanaliha mürgitusega. Ma olen hästi kindel, et ma sain selle, tellisime ühte poke toitu, see oli ära küpsetatud kana seal sees, aga nagu kuidagi peale seda ma sattusin haiglasse. Ma arvan lihtsalt, et seda oli kuidagi halvasti käsitletud, et ta kindlasti toores ei olnud, aga lihtsalt nagu võib-olla mingi, ma ei tea, ma isegi ei kujuta ette. Igatahes ma sain sellest mürgituse ja pärast seda ma ei ole suutnud kana süüa enam. Nii, mis vitamiine ma hetkel võtan? Raseduskompleks-vitamiin, D-vitamiin, folaati võtan ka. Kõik need emotsioonid, mis on olnud, see on siis eraldi sektor veel, et ütleme nii, et see, kui mul oli ülihalb olla, siis ma tunnen, et see natukene röövis mul selleks momendiks seda nagu elevust nagu lapse saamise ees ära, et lihtsalt ma ei suutnud isegi mõelda väga sellele, mul lihtsalt oli surviving mode peal, et lihtsalt ise ellu jääda ja nagu sellel hetkel nagu isegi kui mingid lähedased nagu teadsid sellest nagu uudisest ja nemad olid üli elevil ja siuke siis nagu ise ei olnud seda elavust lihtsalt sellepärast, et nii halb on olla kogu aeg. Et jah, aga nii kui enam ei ole halb olla, siis ma olen jälle samamoodi elevil, nagu ma olin siis, kui ma teada sain, on ju, et nagu see on, selles suhtes on nagu tagasistunud lihtsalt, see on, ma arvan, väga okei, kui sul sellel hetkel ei ole, kui sul lihtsalt nagu surviving mode on peal, on ju. Ja perele ütlesime ka siis, kui mul oli 9. nädal käimas, kohe 10. hakkamas. Ma vist nii halb olla Eestis olles, et ma ei suutnud nendest varjata. Ja nüüd ongi juba teine trimester käimas. Ma näitan teile siis ka korraks. Praegult on siis siuke punjunes. Hommikuti muidugi väiksem kui õhtuti. Aga tunda on, et ta kasvab. See kõht ka. Ja pluss ma näen ka seda, et kui ma vaatan peeglisse, nagu ma ei ootanud siukest pilti, mul on kõht siuke peenikene olnud, et siis on nagu väga huvitav on vaadata, aga mul on tõesti, ma tunnen, mul on nagu null mingit kehakompleksi, ma oleks arvanud, et mul on raske nende muutustega vaimselt toime tulla, aga ma arvan, kuna ma teen enda jaoks lihtsalt nii palju igapäevaselt, et nagu kuidagi keha seda füüsilist vormi hoida, siis mul ei teki ka mingit deprekat sellega seoses, et keha muutub, see on nagu täiesti loomulik lihtsalt, et nagu uus elu kasvab. Ühesõnaga, selline oligi minu esimene trimester ja ma lihtsalt tahtsin öelda siia lõppu veel, et ma ei taha kedagi ära hirmutada nende eelmiste vlogidega või siis selle videoga, kus ma räägin siin oma iiveldusest, et kui neid vloge vaadata, siis ka kuidagi siuke võib-olla natukene nagu negatiivne pool tuleb rohkem esile, sest sellepärast, et mul tõesti oligi täpselt nii halb. Mul oligi, et ma ei saa öelda, et mul on hea olla, kui mul on halb olla, eks ju. Et täpselt nagu siuke reaalelu see ongi ja oligi. Aga lõpp ja kõik hea, nii et nüüd on palju parem
ja jälle tunneli lõpus paistab valgus alati. Vot, aga aeg läheb kiiresti. Hakkan teile siin varsti vlogima ka teise trimestri vloge ja neid siis reaalajas üles panema. Nii et kui sind see content huvitab, siis ma ütlen ühe korra veel, subscribe'i mu kanalit. Hakka mind kindlasti Instagramis, TikTokis jälgima. Kõik mind leiad igalt poolt @kettereteele. Like seda videot ja näeme juba jälle järgmises videos. Ja tead mis veel, sa võid mul tegelikult ka siin video kommentaarides märku anda, milliseid videoid sa tahaksid kindlasti näha siin kanalil seoses rasedusega ja võid oma kogemust jagada, kuidas sinul on rasedused kulgenud, igasuguseid enda mõtteid ja mul on neid huvitav jälgida alati. Vot, aga tõmbame selle video nüüd kokku, see on päris pikk, nii et aitäh, et kuulasid selle video lõppu ja järgmise videoni. Tšau!